Alaku pidu. Pidu nimega Salajutud, season 14, episood 6. On meil pihta algamas, räägime ruttu sponsorid ära ja siis räägime muud juttu, mida kõik vihkavad. Jah, just armastavad ju. Osad vihkavad. Kuigi ma arvan, et heiterid lihtsalt kraksuvad rohkem. Ja mitte keegi käsida seda podcasti kuulata. Kogu aeg ütlen. Kui me mõtleme, jah, me ju olime pärast alestanud, kui meil tuli need Spotify 3 auhinda. Eestis me võitsime Spotify ju need 3 auhinda. Võitsime. Panin story'sse ka. Ma ei mäleta. 3 auhinda võitsime, me oleme, ma võin öelda isegi, mis me oleme, et aga me võitsime mitu auhinda, ma kohe ütlen. Järelikult ei saa väga palju heiterid olla. No jah, et ikka, vaata inimestel, no võib-olla vahepeal tahad rohkem, mõni tahaks rohkem meie möla, mõni on mingi tehke eraldi podcast, kus te lihtsalt räägite enda asjadest ja siis nagu... See läheks juba väga lappesse, sest et siis oleks see podcast oleks lihtsalt selline, tere, season 14, episood 6 ja siis hakkad pihta nagu, see ei tundu õige. Ei no täpselt, et selles... See peabki olema tune one. Et... Aga jah, et me saime auhindu. Saime 3 auhindu, et kõige kuulatum, pluss me olime ju number 1 põhimõtteliselt aasta läbi. Ja. Siis oligi, et ja meie oli ka see, et meid kuulatakse nagu järjest hästi palju, et nagu see nagu maratoni et seda, et me ühesõnaga 3 tükki saime ja suur aitäh teile ka auhindade eest. Ja. Nii tore. Kahju, et jälle mingid karikat või midagi ei saa. Spotify võiks ka... Võita, kas me saame see aasta 3. muna ka või? Tead, ma mõtlesin selle peale ja ma korraks nagu mõtlesin, et äkki nad ei pane enam seda häält sinna. Aga eelmine aasta meid ei lisatud ka, nagu hääl on ikka, kas sa mõtled, paned raadio või? Ja et nad panevad jälle raadio ja podcasti. Sest et vaata, kui me oleme juba 2 aastat võitnud, et algus võitsime kõik podcastid ära, siis võitsime hääle ära. Et päris rets, kui me võitsime raadiot nagu... Ma arvan, et raadiot vihkavad. Aga mis meil neist? Ja, et selles suhtes, et tegelikult oleks lahe 3. ka, ma ju lasen just tellin endale sealt Raist, kust mul on vannitoa, need kapid asjad, otsustasin, ma tundsin, et mu karikariiulit. Ei, mitte karikariiulit, vaid ma tundsin, et mul on nagu see, et mu elutuba ja kööki läheb kokku kuidagi või et see teleka alus ikkagi sobib või ma kuidagi ei vaibinud ja ma tundsin, et ma tahaks seda kodu kuidagi ühendada ja ma tellisin teleka seina nagu üks hästi lahe tuleb ka nagu tuleb teleka alus ja siis kõrval tuleb niuke vitriinkapp ka ja niuke kinnine kapp ja siis kõrval tuleb lahtine. Minul on ka väga suur probleem, et ma tunnen, et mulle ei sobi see teleka alus. Ma isegi lasin Märtenil panna teleka seina peale, et ma saaks selle nagu ära võtta. Aga ma ei tea, mis sinna võiks sobida. Ma soovitan ma ostsin spreivärvi, ma lihtsalt spreivärvin oma selle kuradi teleka alus ära ja vaatan. Mu peas on see, et see peab olema roosa või lilla. Ja ma nagu nii seda teleka alust ei taha, nii et ma spreitan ta ära, nii et vaatan äkki see värv lihtsalt. Äkki saad tellida hoopis nagu I'm not made of money. Mul on spreivärvi purk, mis maksis 4,90. Sa saad sama raha eest, saad... Tellida endale custom made teleka aluse või? Yeah. 4,90 eest või? Ei, ma mõtlen, et ma tahtsin öelda, et sa hakkasid ostma 1700 papagoid, et selle kand seda papagoi ja saad äkki endale... I would never cancel the papagoi. Ma räägin, et palju prioriteedid on see, et ta on nagu, tegelikult tal on sideks plekki, aga siis ta nagu mõne koha pealt on nagu selline, et... Ma üks päev olin poes, mõtlesin, et tahaks seda, need kitsejuustu viilud on ju, mida saad võileiva peale panna. Siis vaatasin, 4 panin tagasi, I don't need this shit. Aga õnneks Krossi poest leidsin odavamalt. Jaa, okei. Ma käisin spetsiaalselt Krossi poes, siis ma kuulsin, et seal on head hinnad. Ma kunagi, kui ma Keilas elasin, siis ma ainult Krossis käisin. Vaata, mul ei ole ümber Krossi poodi. Aga ma kuulsin, et Koplis on ka kuskil Krossi pood. Aga see tundub hirm. Vaata, Keila Krossi pood oli nagu fine. Aga see Kopli tundub nagu hirmus, et nagu võib-olla saab mingi paar mult hambasse, aga samas piim oli nii hinnaga. Vaat ma ei tea, ma ei osanud vaadata nagu midagi, mis jube hea hinnaga oli, aga Tuuli ütles, et tema ostis kaerahelbeid 20 senti pakk ja ma võtsin ka 5 pakki. Sööd kaerahelbeid? Ei, aga kanad söövad ja jänesed söövad. Vot, seda on. Et nagu lihtsalt, ja siis ma võtsin, nii mõistlik oli selle nimel, kui Mustamäele sõita. Ja süldi jaoks koodid ma ostsin ka sealt, siis ma mõtlesin, et mujal ei olnud kooti, aga siis ma läksin Prismasse ja vaatsin, seal oli ka nii, et võib-olla, aga kaerahelves oli odav. Okei, aus. Tasus minna. Aus. Ühesõnaga... Sponsorid. Jah. Mõnnakas. Nagu ikka mõnnakas veel
tasub tellida, et siin kuni lumi tuli alles maha või noh, nüüd on veits aega olnud, et nüüd hakkab see külm alles, et meil tuleb alati jaanuaris lumi maha ja siis mingi märtsini ikka on nagu hea sellega ja suveõhtud on ka head. Tead, mille peale ma praegu tulin või? Ma võin ju lihtsalt tellida uue mõnnaka siia ja siis ma saan sellega koju minna ja siis nüüd oma seda grippi siin sees põdeda. Sa võid ju lihtsalt see koju võtta ja ühe korra veel kaasa võtta järgmiseks salvestuseks, siis ei pea tellima uut. Ja ma räägin, hull rahasäästja, nüüd Mustamäele, et kuradi 20 sendi eest saada kaeraelvet, aga siis selles mõttes võtta mõneks koju, siis olla see kodus ja siis võtta see 9 salvestuseks kaasa. Ei, ma tellin uue siia. Nagu saving tips by Mallukas ausalt. Rahakratti eat shit and I, nagu kuulake Mallukat. Also, tead, mis mulle selle mõnnakaga veel meenus või? Vaata, kui ma viisin penskaritele neid asju, siis kui ma sain selle sotsiaaltöötajaga kokku, siis ta oli mingi, vaata, alguses ma ei suhelt temaga, ma suhtlesin nagu tema ülemusega, et tema on nagu see, kes suhtleb otse inimestega ja ülemus nagu suhtles minuga, aga mitte inimestega. Ja seal tekkis nagu selles suhtes mingi error, et ütles, et oi, et näiteks, et see üks paar, keda me sinna panime, et noh, mõtlesin, et okei, et sa tahad olla mingi kommikarbi viia või midagi, et noh, cute on ju. Aga et noh, et ala neil tegelikult on 2 pensioni, neil on tegelikult noh, rahaliselt nagu okei, et süüa neil on alati ja bla bla. Et aga tegelikult meil on üks mees siin nimega Mati, kes terve elu käis tööl, värgis ärgi ja siis ta jäi vähihaigeks, siis ta kaotas oma töö, ta oli basically nagu homeless ja siis noh, sotsiaaltöötajad umbes korjasid üles ja ta ütles, et ta on nagu selle uue elu väga ilusti vastu võtnud, et ta käib ravil ja et ta korter on alati läikiv umbes ja et, no, et tal ei ole mitte midagi, et umbes, et äkki ma võin need tekid ja padjad viia talle. Ma olin mingi, of course, muidugi viia on ju. Ja siis ma jõulude ajal veel kirjutasin selle sotsiaaltöötajale, et mida tal nagu veel vaja oleks, et äkki mul on nagu olemas või mis iganes. Siis ta ütles, et, no, et tegelikult kõige rohkem oleks nagu tal vaja mingi talveasju, et mina sain talle mingi kevad-sügis jope, aga no, et see on nagu külm on praegu sellega. Ta oli mingid, no, et aga noh, need ei ole mingid asjad, millega sina saaksid aidata. Ma olin mingi, sina ei tule mulle ütlema, millega mina saan aidata. Ja siis eile, kui ma poes olin Prismas, siis ma ostsin talle jope, suusapüksid, kampsuni, mütsi, kindad, sokid, trussikud ja soojapesu. Või no, mis on see mingi mingi pikk pesu. Ja nüüd ma peakski täna talle ära viima need. Ja, nii tore. Tahaks teada, mis tal veel vaja on. Saving tricks by me. Säästan 30 senti sealt kaeraelbe pealt, siis kulutan 300 eurot Prismas. Mati peale. Ei no, aga ma arvan, issa kui tore, et sa ikka aitad Matikest. Ja. Mul oli nii, nagu mõtle nii tubli korist, isegi mina ei viitsi koristada. Reaalselt. Ei no, mõtlen, ma ise ka ei viitsi. Aga mõnnakad. ja ma ütlen, tema ei saanudki mõnnakat, vaata. Ja, nüüd, aga ainult saab joppe. No võtte telligi siis talle uus. Viin oma kasutatud. Ei, noh, et sa tellid ju stuudios või tuue tellima, vaata. Ja siis... Ma ei telli roosatele ikkagi meesterahvastele must. Sa võid ju musta tellida ühe episood. Ma ei tea, issand, savi. Mõnaks on äge ja... Sooduskood salajutud. Inglikivid, ma juba ootan ise ka, et ma saaks viia selle karbi koju, et Kelaniakaks saaks meisterdada. Mulle väga meeldib see, et mul on vaja osta nüüd üks kuldkett endale, et ma saaksin selle, kus ma just nägin seda? See on mis seal sees veel. See Eat Shit and Die salajutud, vaata see medaljon. Ma hakkan neid koos kandma oma teemandit ja medaljoni. Nii äge. Sina ei saanud seda või? Mina või? Ma ei tea, kus minu see kotik on. Peab vaatama. Ma ei ole siit midagi kaasa võtnud veel, et pärast peab vaatama. Need inglikivid ka ja siis nagu ütlesin, et neil on need workshopid või niisugused õpitoad tulemas, kuhu siis saate näiteks sõpradega minna teha koos mingi matching ehte või mingi asja. Muidugi minge. Ja et inglikivid hoidke siis sotsmeedial neil silma peal. Siis on ulaks kaunitar. Oota, toon seda kotti. Minul on menopausi test juba tehtud, menopausi tabletid on võetud. Sellega on nagu ühel pool. Vaatame, millega Kristina meid veel nüüd üllatab. Mis testi ma nüüd teha saan? Ei, selle viid ka koju, see on Märtenile. See on siis meestele. Rahustav mingisugune, et kui sul on menopausis närvihaige kõrval. Ühesõnaga meeste tervis ja sperma kvaliteet, et siis see get-tested on siis, neil ongi nagu erinevad testikesed ja see on siis meestele mõeldud spermatest
et äkki siis eriti veel nendele, kes nagu tahavad hakata lapsi saama. No kui sa ei taha lapsi saada, siis sul on vist ilmselt suht savi, mis... Ja, aga ühesõnaga, et selle testiga saab siis mõõta seemnevedelikus olevate seemnerakkude kontsentratsiooni, mis annab kiire usaldusväärse tulemuse. Test sobib meestele, kes plaanivad lapse saamist ja soovivad kontrollida oma viljakuse taset. See on hea esimene samm, kui rasedus ei ole õnnestunud 6–12 kuu jooksul või soovid lihtsalt teada oma sperma tervise seisu. Ja lemongrass Crachai ergutav tee meestele, et uuringud on näidanud, et Crachai parendab verevarustust, toetab spermatogeneesi, pikendab erektsiooni ja tõstab libiidot. Sidrunhein alandab palavikku, leevendab valu, tugevdab immuunsüsteemi ja aitab unetuse puhul. Täiesti uskumatu, mida kõike saab tänapäeval kodus testida. Ja. Et no see oli jällegi asi, mida ma arvasin, et saab teha ainult, kui sa lähedki sinna mingi viljatusravisse. Ja. Nii et ongi, et saab kodus... Naistele hea informatsioon, kes tahavad meestega lapsi saada, siis ma arvan, et why not proovida, et saab äkki mingi algse info kätte. Ulakas siis saab neid teste, nii et siis võtke silma veel. Ja soodus otsale jõutud. Ja siis muidugi cum laude kõikide teie alakeha probleemide ja mitte probleemide vastu, sest nagu ma ütlen, ma sain aru, et seal on igasugust toidulisandid ja asjad ka, et seal ei ole ainult asjad, mida endale peale määrida, saab ka sisse süüa ja tegelikult see, kuidas selle kohta öeldakse, naisvorustus. Et seda tuleks tegelikult rutiinselt korras hoida, eriti kui hakkad siin vanale eale liginema nagu mina, et mitte oodata, kuni midagi häda on, vaid... No täpselt, et ongi seda sütitemakas vananeb hästi kiirelt ja kõik asjad, et ühesõnaga kõik need pH-tasemed asjad tuleb korras hoida ja ilusti käia testidel ka, et just vaata, Daniel Weinbergs oli ka, et testis, rääks HPV-st, et see HPV eriti nagu meestel on ka, et võib-olla natuke vale see selline info, et ainult naistel on see või et mehed on edasi andjad, aga neil võib ka see mõjutada lõpuks ikkagi mingit mina arvasin ka, et mehed ainult annavad edasi, et aga see tee neile midagi. Neil ikkagi võib ka mõjutada see lõpuks kas oligi see päraku vähk ja mingi teema. Ma nagu täpselt jälle, ma ei ole nagu meditsiiniliselt pädev kõik ütlema, aga ma tean, et see et enamasti see pigem andjad on edasi andjad, aga neil võib ka see mõjutada lõpuks. No ühesõnaga, minu soovitus on see, et kellel pole ammu günekoloogi juurde asja olnud, siis soovitan sealt läbi käia ja öelge, lihtsalt mõelge, mis on mul mingid väiksed sümptomid, vaata, sest mina olen ka ise siuke inimene, et kui mul korraks nagu midagi viga on, siis ma nagu hullult ei keskendu sellele, vaid ma olen mingi, vaata küll läheb üle. Tegelikult võib-olla need on mingid väga lihtsasti lahendatavad asjad, et käige arsti juurest läbi, tehke uus aasta, tehke väike check-up endale lihtsalt. Ma ei mõtle ainult günekoloogides, mõtlen üldse. Vereanalüüsid. Ja üldse on nagu see, et näiteks kui sul on nagu mingi tupeseen näiteks nagu need, et sa ravid ja siis ei tule nagu tuleb tagasi või kroonile, siis nii palju on nagu välja tulnud seda, et kellelgi on mingi tupeseen, siis mees käib pula peal. Jah, või te ei sobi lihtsalt kokku. Või te ei sobi kokku. Samas, kui ta käib ula peal, siis ei sobigi ilmselt kokku. Seda küll, jah. Aga jah, muidu, et need cum laude tooted, eriti need dušikid asjad, ongi hea nagu pH tasemel. Alusta juba sellega, et ilusti puhasta õigete toodetega. Neil on igast kreeme asju ka, et kui on sügeleb või miks iganes, aga ikkagi kui sügeleb väga lappes ja kipitab, siis tasub ikka arsti juurde ka minna. Jah, neid tasu koduste vahendite peale jääda. Nii, Magda Beauty. No Magda Beauty'ga on see, et meil toode kahjuks ei jõudnud täna kohale, aga kes on kuulnud Medicube'ist, Medicube on selline näohooldustoode, nüke masin ja neil on üldse hästi palju näohooldus. See, mis külmutab? Ei, nüke nagu, et... Ma olen lihtsalt kuulnud, et see on see sama popasi, kui see tir-tir on see Medicube, aga ma ei ole... Ma näitan pilti, selline masin. Okei. Ma ei tea, kes on näha. Ma saan aru, et mingi kreemidega pead seda kasutama. Et see aitab sul põhimõtteliselt, kui sa paned oma mingi kreemi ja kasutad seda Medicubest, aitab sul parem naha siimenduda. Sa oled kasutanud seda? Ja mul on kodus olemas see. Ja Medicubel on hästi head nendes pore pads ka, et nagu niisugused padjad, mis on nagu vatipadjad, see on juba karbi sees on ju, ja siis on hea nagu nägu puhastada nendega nagu toner pads. Ja neil on üldse nagu väga head näoldustooted. Neid ma tahaks küll proovida, sest ma olen kuulnud, et need meigieemaltus salfakad, et need ei pidanud väga head olema tegelikult. Ja, aga need vatipadjad on nagu head, vaata. Et salfakad ei ole, aga padjad, sellepärast need ongi nagu mega head, et need on juba vatipadjad. Siis on nagu valmis on ju. Ja, et need on super. Okei, no ma proovin neid siis ja sooduskood salajutud kehtib kõigele. Jah.
nagu ikka. Täpselt. Nii, Marcella Beauty. Neil on ikka veel need juukseõlid. Shower caps, siis on need erinevad kehakreemid ka, üks on see Jane Merela oma. Nii et te teate juba Marcellat, pluss neil on ka erinevad, tegelikult on ka riideid on seal Marcellas, et Marcellal on pood ka Tallinnas, et tasub poodi koha peale minna. Palil on ka pood ju. Palil on ka nüüd pood, jah. Ta ütles jah, et kes, ma saan aru, et meil on päris palju lugejaid, kuulajaid Austraalias. Yeah. Sealt pole ju midagi Palile lupsata. Ja paljud käivadki Palile ja lähevad siin praegu ka need hüpake siis Palilt Marcella poest läbi, et päris lahe ikkagi. Oske juukseõli, kasutage sooduskoodi salajutud. Mõtle, kui keegi seal kasutaks koodi salajutud. See läks nii epic. Kasutage seal sooduskoodi salajutud, siis saaks nagu näha, kas me oleme worldwide ka. Ja Mediron, nagu ikka, siis Medironil on erinevad näiteks bränd, mis on Breakout Aid kollagen mask on hästi head tagasisidet saanud klientidelt, et tegemist on ühitõhusa aktiivainetest pakatava maskiga, mis muutub mitme tunni möödudes nahal läbipaistvaks. Ma tean seda, terve TikTok on täis seda. Ja maski ei jäta nahka rasvaseks, vastupidi niisutab ja paneb naha kumama. Nii et ja siis on ka veel see kamprisalv, mis sa just näitasid ka, et sina peaks seda nüüd kasutama. Vaata, vanasti, kui mina noor olin, siis oli mingi siuke täht, nagu Vietnami salb oli siuke väike punane topsik. Sa oled ju meis nii noor, vaata, me oleme täiesti erinevatest sajanditest. Mina sain ainult viinasokke. No vaat, et ma arvan, et see on võib-olla sama asi, aga võib-olla natuke turvalisem, sest et see Vietnami salv, see ikka vahepeal kõrvetas niimoodi panka. Ja, see on, ma olen ikka kasutanud seda Vietnami salvi. Ja siis on veel, Medironis on selline nahasõbralik Prantsuse kosmeetika laboratories ei sobib igapäevaseks naha tervislikuks. Mina olen seda kasutanud. Oled jah? Olen küll jah. Mul on mingi kreemid ja asjad selle. Nad ütlesid, et nad on meile saatnud seda ka. Ma ei suutnud enne, issand kasti. Aga ma ei näe küll. I cannot. Ja, no ma räägin, Knife on forever lemmik. Tead, sa võid selle ju kohe täna kaasa võtta, kui sul on vaja. Jah, ma saangi kelani täna. Vaat. Korraks. Mul on kodus olemas juba. Nii, siis ma proovingi tal täna selle, jah. Juuksed korda saada. Jep. Aga tavai, lähme siis kirjade juurde. Jah, mis me siin tilu lillutame. Ma võtan siis esimese kirja. Võta. Ma olen väsinud öisest liitsielust. Uus. Tere. Mega lahedad olete ja ootan iga nädal teie podcasti. Ühesõnaga, mu lugu on lihtne. Ma olen lits. Mitte tavaline, vaid unenägude lits. Mul on täiega normaalne mees. Meie suhtes on kõik korras ja seks on väga hea. Aga mingi veider jama on kuskil 6 kuud olnud. Ma näen unes, et ma seksin lambist meie sõpradega või siis mingi inimesega, keda ma kuskil näen. Näiteks käisime jõuludinneril ja seal oli meie sõber Mihkel. Lähen mina peale dinnerit koju magama, unes hakkab siuke andmine pihta selle Mihkliga. Hommikul ärkan silmad häbi täis ja niimoodi meie kõikide sõpradega. Praegu ka ärkasin, kell on 2 öösel. Nägin unes, et panin naabri Aadut. Kuradi Aadu on 80. Hirm tuleb peale. Nagu ma ei saa aru. Ma pole ju lits. Ma pole elu sees meest petnud, seks on korras ja ma rahul suhtega. Ausalt, ma ei jõua enam kõikide nende meestega unes seksida. Please help. Pikene. No, ma ei tea, võib-olla lihtsalt äkki öine. No, selles suhtes, et mina olen ka öösel ikkagi unes näinud, mitte nüüd nii massiliselt, on ju. Ja kõik ja mingi vana inimesi. Jah, aga ma olen ikkagi loomulikult unes näinud mingi kellegi teisega magamist. Aga ma arvan, et ega see ei tähenda ju mitte midagi selles suhtes, et see ei ole see, et sa lähed voodisse ja mõtled, Mihkel, vaata, et nagu, ma arvan, et see on solateadus, sest eriti kui ta ütleb, et on näinud just seda inimest. Ja võib-olla on mingi kihk sees, et sa võib-olla ei taha otseselt selle inimesega seksida, vaid sa lihtsalt seksida, sul on kiimane perioodis, keda sa näed, siis jääb aju ja siis ja keha mingi we're gonna do it tonight. Täpselt. Nii et ära ennast halvasti tunne, ma arvan. No nii, keppi enam ei saa. Olen teie salajuttude iganädalane kuulaja. Ma lihtsalt autoroolis pikki vahemaid sõites teie podcast on ainus, mis aitab mitte magama jääda. Lihtsalt nii põnev ja humoorikas. Just kuulasin teie uut podcasti, kus mees rääkis, et ta enam naiselt seksi ei saa. Tundsin ennast ära, sest et ma enam enda mehelt ka ei saa. Oleme mehega pikalt koos olnud, juba 5 aastat ja 6 kuud tagasi kolisime ka kokku. Alguses oli seks peaaegu igapäevane. Aga mida aeg edasi, seda vähem tahab mees midagi minuga teha. Viimati sain kätte meestepäeval ja siis ta tahtis ka teha vaid 69. Nagu halloo, muidu on hooliv ja armastav mees ja eelmised aastad pole sellega probleemi olnud. Nüüd, kui oleme sellest rääkinud, siis ta on öelnud, et anna sellele aega, kui tundub, et midagi ei muutu.
mis ma tegema peaks, kui rääkimine enam ei aita? Lelo käes, keppi enam ei saa, Reelika. Kes tahab üldse teha ainult 69? Nagu, ma saan aru, et mees siis ütleb, okei, ime siis ainult lahti, vaata. Ainult 69, see on umbes nagu, kuule, ma ei viitsi täna välja tulla, ma tahan ainult maja ehitada. Ei, aga nagu ta on, aga see mõttes, et ma tahan ainult maja ehitada. Ma see on nii keeruline ja raske, ma ühte ei viitsi, aga ma viitsin palju raskelt ei, nagu selles mõttes, et see on võib-olla see, et tead, ma nagu üldse ei viitsi, aga nagu ma ikkagi hoolin oma näst nii palju, ma tahaks talle ka teha, aga ma ei viitsi, et ta teeb mulle, et see läheb nii pikaks. Teeme ruttu ära, sina mulle, ma sulle, 5 minti, davai, let's go. Davai, igaüks oma nurka tagasi. Et nagu, nagu ma räägin, see on veel kurvem, et üks asi on see, et kui sa oled nagu vallaline ja ei saa seksi, aga sa oled suhtes ja sa ei saa seksi, siis see on nagu tundub nagu vangla ju, maapealne vangla. Nojah, vaata eriti veel see, et kui muidu on nagu mees hea, on ju, et sa, et ei ole see, et oleks mingi sittmees ka, siis oleks võib-olla lihtsam öelda, et no fuck that, on ju. Muidu on hea. Ja lihtsalt seksi ei saa. Ja seksi, no ega see on suur miinus tegelikult. See on suur, aga siis saate nagu mingi hetk, sa nagu ikkagi nagu harjud ära, et muidugi see oligi, kui enne oli igapäevane, siis mingi hetk nagu, et see ei lähe päeva pealt, et enam ei saa, vaid siis oligi, et see oli 2 päeva vahet, siis oli 3 päeva vahet, siis kui ei ole 6 aega saanud, siis on juba 2 vaata. Ja siis läheb juba imelikuks. Jah, et mingi, ja siis taha nõuda ka vaata seda. Jah, naisena on kuidagi minu meelest eriti imelik hakata seksi nõudma. Ja siis, kui sa saad veel nagu, ma ei taha täna, siis see on nagu nii ego appikene. My ego kohe rippu. Kohe rippu. Ta jõua lauset lõpetada, mul on juba taburet alt ära. Ma tean, et ei tohi, see ei ole nagu nalja asi. See ei ole nali. See ei ole nali, see on nagu I'm disclosing, aga lihtsalt vahepeal, nagu see on ikka ego pihta väga suur põnts. Oi ei, kindlasti. Kuigi naljakas on see, et vaata, kui naine ütleb mehele, kuule ma ei taha täna, siis ma olen nagu, obviously it's your body, aga kui mees ütleb, okei, et ma olen tülgastav sulle, tavai, tule sülita mulle parem näkku ja ütle mulle kuradi põrsas. Ei, aga nagu sest, et mehed alati tahavad. Sest minu arust nagu mehed tahavad alati, see kuradi käe pihta, nad on juba let's go, vaata. Ja siis mõtle, kui sa oledki harjunud sellega, et nagu mees kogu aeg tahab. Ja et kui ta ei taha, siis sa oled tülgastav järelikult. Ja kui tülgastav sa pead olema, sest et mehed muidu alati tahavad. Täpselt. Sa pead olema nagu rõlge. Nagu reaalselt, ma olen ju rääkinud seda lugu, kuidas mees, nagu, et oligi, et ma ei tea, kes mulle rääkis seda lugu? See oli mulle mingi sõbranna või äkki, ma ei usu, et sina rääkisid, aga keegi rääkis mulle seda lugu, et ta oligi, et üks nagu kellegi sõber, siis mulle sõbranna või sõber tegid ühe naisega kuskil festivalit diili. No mõned plämmisid, et teeme üksteisele kuradi, mees teeb naisele keelekad ja naine teeb mehele, võtab suu. No mees alustas vaata, et ütles, et no niukest kalaisu pole varem tundnud, aga kuradi hoidis nina kinni tegi ära vaata, ta oli mingi tavai. Ja siis vastu ja siis lõpuks see naine vist oli, kuna ma viitsi ka suu võtta. Aga nagu, et mees, ma räägin, ta hoiab nina kinni kasvu ja ta teeb selle ära ja ta on nagu mingi tavai, let's go, vaata. Lubadus nagu, on lubadus. Ja või nagu, et et ta on valmis nussima, no sa tead, et mehed on alati valmis nussima, et nagu nende jaoks nad on enamasti valmis, et sa suudad mehe ära rääkida, vaata. Mis siin see on imelik, kui sa nüüd rääkima, please, kuule. Ei, mitte ära rääkida või kinda on mingi tavai, let's do it. Võtad särgi ära. Nojah, kinda, et see ongi ära rääkinud, võtad ennast paljaks, nad on mingi let's go. Et siis ongi nagu see, et kui nagu oled suhtes ja mees ei taha, siis on nagu mingi. Tead, ma jälle ei tahaks muidugi nagu negatiivne Nancy olla, aga võib-olla ta siis seksib kellegi teisega. Ma mõtlesin seda sama esimese asjana, et nagu. Sest see on üks võimalus. Ja ta mõtles, et kui ma 69 teeme, siis ma otseselt ei peta muud naist. Jah. Ainult 69 itame. Yeah. Või siis pakkus 69, siis ta teadis, kuulab salaüttu, teab, et ükski naine viitsi tegelikult 69 teha ja siis ta pakkus seda, et naine ütleks ei, aitäh, ma ei soovi, siis näed, aga ma pakkusin, no okei, kahju, siis ei tee midagi. Ja. Ja siis nussib oma armukest. Ma ei tea. Ühesõnaga, anna teada, kui sa teada saad, siis ma tahan ka teada, mis tal viga oli. Sinu kord. Paukpargis. Mõtlesin, et kirjutan teile oma väikse kakaäparduse loo. Selleks ajendas mind kirjutama hiljuti kuuldud Paukpargis lugu, kuna mul oli väga sarnane juhtum ning toetuseks sellele emmele võiks öelda, et kullake meid on veel. Minu äpardus juhtus kodus ja mitte põõsasse. Niisiis, olin äsja sünnitanud circa 2-3 nädalat tagasi. Mõtlesin super emana minna jalutama koos oma brand new baby'ga ning võtta kaasa oma 5-aastane plika. Olin juba suht kaugele kodus kõndinud, umbes 3 kilomeetrit eemale, kui tundsin kõhus sentrifuugi laadset tormi
ja sain aru, et koju hakkab kiire. Ots ringi keeratud ja hakkasime koju kiirustama, kui poole tee peal sündis valu kõhus mind seisma. Otsa esine higine, pilk taamale suunatud ja vaikus. Mu viiene küsis murelikult, miks me seisma jäime? Vaikus. Suutsin vaid öelda, et kõht veidi valutab ning nagu ikka teinekord juhtub, ise oma peas kartsin, et situnud seal samas täis. Koduhoovi jõudes see juhtus. 250 meetrit oli vetsuuni, mina luuserina vankrist kinni hoides tunnen, kuidas mu sulgur lihased alla andsid ning ma pasandasin püksi. Õnneks see juhtus kõik ilma pauguta, kuid mu viiene jälle küsis, emme, miks sa seisad? Mina higisena superhäbi tundes oskasin vaid vastata, et ma ei tea, jooksin sauna vetsu, mis oli lähim. Seal olin püksid paska täis, võtsin alakeha kippelt paljaks, ruttu pesin puhtaks, kuna mu beebi oli vankris ja kartsin, et hakkab nutma. Viskasin püksid üle õue. Üle ukse õue. Kuni mu viiene plika politsei moodikis ütlema hakkas. Miks sa püksid ära võtsid? Miks sa õue panid? Näitama pükse. Miks ma peaksin uued tooma? Palusin tal toast uued püksid tuua, kuna riided, mis muidu kuivasid sauna eesruumis, olin hommikul tuppa viinud. Palja persega ei saanud üle õue joosta, kuna töömehed olid õues. Õnneks oskas mu laps valida dressipüksid ja tõi need mulle, kuid see uudisi mu painas teda pikalt ja see häbi mind veel pikemalt. Ma olen ennast 27-aastaselt täis pasandanud. Oma tütrele ei saanud tõde rääkida, sest et oleks selle juhtumiga lasteaia kasvatajatele rääkinud. Seega pidin seda pingsalt varjama tütre eest, mis tegelikult juhtus. No vaata, see näitabki seda, et tegelikult seda pasandamist tuleb ikkagi inimestele ette. Ja. Aga õige on ka, et lastele ei räägi, sest et see on nagu, lapsed on siuksed kuradi kitsed, et On. Marta räägib kõigile. Marta juba eile küsis mu käest, et millal ta saab hakata YouTube'i tegema. Ma kardan siiralt, ma ei tea, mida ta veel kõik öelda tahab seal. Appikene, no vaadates neid su laste WhatsAppi chati gruppe, siis nagu mina oleks need kõigil ära keelanud. Õnneks keegi vist nagu väga ei vaata. Keegi ei tea, Lende oma keegi ei tea. Ja Lende oma oli nagu ütleme, et Brigittele oleks field day. Brigitte oleks plaksutas käsi kokku. Lende küsis mu käest eile. Tead, et mina tean, mis asi on põlvetrauma. Ma olin mingi, mis siis? See on siis, kui sa oled väike laps ja näed mingi võõra mehe perset. Ma olin mingi, sa mõtled lapsepõlvetrauma. Ma tean, mis on põlvetrauma. Miks ta üldse teab, mis on lapsepõlvetrauma? Mari juba räägib. Ja miks see persega seotud on? Ma ei tea. Aga siis Marta pakkus, et lapsepõlvetrauma on siis, kui keegi sind lapsena lööb kiviga põlve ja sa mäletad seda terve elu. Martal on hea. Mul ei ole sellisel juhul. Mina ütlen seda, et nagu alati, kui lapsed midagi segast peksavad, siis tuletan tal meelde, et nad elavad pool aega kardoga, et sa ei pea ka kõigest süüdi olema. Ja mina ei tea midagi, mis elu nad elavad üldse. Täpselt. Nii, aga mina, Eesti mehe sihikindlus. Pidevalt, kui salajutte kuulan, seostuvad ikka ja jälle mingid oma juhtumised, mis ajavad naerma. Aga ämbrite kolistamine is a crucial part of the play, on ju. Olin äsja väljunud pikaaegselt what the fuck suhtest, kus olin palju haiget saanud, reedetud ja lõpuks ennast ikka süüdlasena tundnud. Kuna olen keskpärasest füüsilisem inimene, wink, siis oli ainuõige viis näidata leida endale sõbrake, kellega pisut jutustada ja natuke riivatusi teha ning siis oma koju tagasi sõita. Ei pidanud kaugelt otsima. Teadsin täpselt, et sõprusringkonnas on kutt, kes juba suhte ajal ajas külge ja pildus komplimente. Mõeldud tehtud, peatselt said meie ühised väljasõidud alguse. Leppisime kokku, kus kohtume ning tonksu tegime seal, kus parasjagu võimalust oli. Trauma! Kas lapsepõlve või? Jah. Sageli ka autos. Ühel korral keset amelemist leidis ta minu keha avastades, et vihjed anaalseksiks on miski, mis mind erutab. Keset suudlemist ja minu tagumise poole hellitamist ta siis pakkus, et äkki prooviks anaali, sulle vist meeldiks see. Minu küsimus on, kuidas see mees sellest aru sai, läks nii märjaks, et hakkas lahmama või nagu... No võib-olla tõesti mingi waterfall seal püksis. Keegi korraks mingi... Ta oli mingi... Anaal... tahaks sulle näppu perse panna, põmm, kuradi slaidima. Auto läbi märk. Väike vihje, okei. Mina vastasin, et see ikka nõuab pesemisvõimalust ja eelnevat ettevalmistust ja nii edasi. Tema muud kui hellitas edasi ja pakkus välja variante, et tal niisked salvad autos ja nii edasi. Mina ütlesin, et seksime niisama, et mängida võid selle tagauksega lihtsalt lisaks. Suure tõenäosusega jõuan nii orgasmini.
mudis mind, kuni lups oli ta pöial mu sees. Ma ütlesin, tead, see on natuke too much, hellita, aga ära topi. Tõmbas siis oma näpu välja ja järsku imbus autosse kerge kakahais. Oh my god, mul oli nägu automaatselt sama värvi nagu peedisalat vanaema kristallkausis. Kutt aga samal ajal ei jaganud vist matsu lahti, et see on tema pöial, mis minu kakaaugust välja tuli, et see on see, mis siin haiseb. Ja siis juhtus kõige hullem. Ta tõstis selle pöidla enda nina juurde, et veenduda, et see sitahais ei tulnud tuulega auto uksetihendite vahel, vaid seal, kus see kõige loogilisem on. Ta sai ise ka aru, et loll liigutus. Lõi korraks kurgukrampi ja ma juba kuulsin seda väikest käägi ta kurgust alla minemas. Mõtlesin juba, et nii, trussik jalga ja minekut. Oli tore tunda, kuniks seda oli. Kutt aga tegi autoukse lahti, et õhku tuulutada ning pakkus, et matkaraja juures on väike välikemps, käi sital ära ja teeme ikka siis selle anali asja ära. Ma naersin nii valjusti. Ütlesin, et ta on täitsa soe peast. Võtku mind tavapäraselt, kui tahab ja lähme kumbki oma teed. Analini me ei jõudnudki, aga kui see kutt poleks nii fuckboy olnud, oleksin puhtalt ilmselt selle juhtumi pärast ta päriseks võtnud. Näide sellest, kui sihikindel ja aldis võib üks Eesti mees olla. Jõudu, jaksu ja mõistvaid mehi. Musud, see Liina Sepp meil ikka väga pop nimi. Aga näed, see ongi täpselt see, millest me rääkisime. Mõni mees nuusutab sitas sõrme, neelab viisakalt oma käägi alla ja ütleb, aga kui me juba siin oleme, teeme ära siis. Ei jätta poolikuks asju. Teeme see ära. Aga no võt. Kui juba ennast täis situsid. Ja mõtle, kui ta ei oleks fuckboy olnud, oleks siis ta endale meheks võtnud. No ma lootsin tegelikult, et see lõpeb sellega, et nüüd me oleme 10 aastat abielus olnud. Aga ma olen hopeless romantic. Ma olen ka hopeless romantic. Me oleme kalad lihtsalt selle pärast. Meil on, by the way, kaladel pidi jaanuar päris lappes kuud olema mentali, nii et just söö oma tablette. Ma unustasin jälle võtta hommikul. Laka! No ütleme nii, et täna õhtul hakkad kuulma mu mingit renti. Malju kredi, sotsmeedias. Kõik päris, mul ei ole depressioon. Appikene, ei no selles suhtes, et jaa, me oleme hopeless romantics, et me kaladel on see nii. Suhu võtmise hirm. Tere, Malju ja Kristina. Olen pikalt mõelnud, kas saate teile kiri või mitte, kuid võtsin julguse kokku, sest tahaks teada, mida teie antud teemast arvate. Loodan, et kiri liiga pikaks ei veni. Kohe asja juurde minnes, nimelt pole ma kunagi üheltki mehelt suhu võtnud. Kontekstiks juurde olen 33-aastane ja sugueluga alustasin 17-aastaselt. Ma ise kahtlustan, et põhjus võib olla kahes asjas. Mul on selline asi, et ma ei taha uusi asju proovida, kui sellega on kuidagi oskused seotud. Kui muud asja tees kohe seda hästi teha ei oska, ma suure tõenäosusega ei taha proovida ka. See kehtib kõige kohta, alates usutamisest lõpetades siis suhu võtmisega. Kuna ma ei taha anda sitta blowjobi, siis lihtsam on seda mitte üldse teha. Teiseks on mul kohutav okserefleks. Juba väiksest saadik, kui arst seda puupulka suhu surus, et kurku vaadata, tekitab puhtalt mõte sellest okserefleksi. Mitte ainult iga väiksem kasi tekitab okserefleksi, isegi mõnikord hambaarsti juures või suuremaid tablette neelates. Lisaks meelub mul praegu kirjutades, et minu kõige esimene kutt proovisin pidevalt seksi ajal oma kubeme juurde lükata ja annus pidevalt, et ma talle seda teeks. Mis kokkuvõttes muutis selle veel vastikumaks. Kahtlustan, et 3 teemat võivad seda teemat mõjutada. Praegu olen koos kutiga, kes on mõistav ja pole kunagi mult seda anunud ega ka ette heitnud, et ma seda ei paku. Kui keredalt on meeles meie esimene vahekord, kui olime diivani peal ja ta järsku püsti mu ette seisis. Teadsin kohe, et mida ta tegelikult soovis, aga pärast mõne sekundilist kohmetuspausi keerisin ruttu tagumiku ette koera poosi ja teeskasin, et ma ei saanud midagi aru. Hiljem muidugi selgitasin talle, et ma pole kunagi teinud ja ei tunne ka mugavalt selle teemaga. Pärast seda pole see teema kordagi üles tulnud. Olen nüüd 1,5 aastat koos olnud. Kõik oleks justkui okei siis. Kutti küsi, suru, mina ei taha. Aga ma mõtlen selle peale konstantselt. Mitu korda aastas taban ennalt mõttelt, et miks ma sellest teemast üle ei saa. Imestaks, kui mõtleksin selle peale rohkem kui mu kutt. Tean, et iga mees vähemalt enamik tegelikult seda tahavad ja naudiks ka siis, kui kõige parem võib-olla pole. Tean ka, et ta ei judge mind kunagi, isegi kui ma ei tea, kogemata hammastega peaks haiget tegema. Aga siiski ma ei ole suutnud seda päriselt läbi viia. Mul on lihtsalt piinlik. Mingi eriti vastik valehäbi, kuigi tean, et enamik inimeste jaoks on see täiesti tavaline osa seksist. Eelmise kutiga olin koos umbes 5 aastat ja tema oli mulle maininud küll, et ei hakka seda kunagi suruma, kuid loodab, et üks päev ikkagi tahaks seda temaga proovida. Usun, et ka praegune kutt tunneb nii, mida siis teha.
olen kaalunud ka seksterapeudi juurde minemist, sest et tundub, et asi on peas kinni, aga mul on tunne, et ükskõik mida keegi mulle ka ütleks, ma olen seda kõike juba ise endale ka öelnud ja miski ei aita. Ma pole kindel, et mis vastust, et ma teilt loodan saada, aga kuna pole sellest tegelikult kunagi ühegi inimesega väljaspoolt oma suhet rääkinud, siis mõtlesin, et huvitav oleks kuulda, mis te eest arvate. Musid püksi, nali, tšau. Tead, mille peale ma just mõtlesin seda kirja lugedes, et vaata, ta ütleb, et mul on nii suur okserefleks, et see on võib-olla üks põhjustest, miks ta ei taha seda proovida. Minul isiklikult on ka kohutav okserefleks, aga ega sa ei pea ju seda endale kurku toppima. Nüüd ma mõtlen, äkki ta on seda imemist ainult pornofilmides näinud, sest et seal pornofilmides mõnikord ma isegi ei saa aru, mida nad seal, see ei ole see, mida tavainimesed teevad, seal ikka mingi fulguridi käegimine käib, seda kui see on see, mida sa mõtled, et sa peaksid tegema, siis see on, ma arvan, väga edasi jõudnud mingisugune asi, mis seal toimub. See on minu pärusmaa. See on Kristina Pärusmaa. Tema ja ta kuradi passionate porno nüüd kuradi niimoodi käegib selle paak. Ei no see on see, mida ma vaatan, see, mis ma teen, on teine asi ka. Mul on just vastupidi. Sa vaatad heavy porri ja siis oled vanilla raisk. Tule, võta mind missionäri asendus. 20 aastat. Ütle, et sa armastud mind. Aga mis ma mõtlesin ka, et see reaalselt sa ei pea nagu literally mingi full käegima ennast ajama, et selles mõttes, et jah, et sa saad seda saab teha, et ma arvan, et see seksterapeudi juurde minek on hea, vaata passionate pornot, seal ei ole see crazy ass käegimist. Kolmandaks, võta banaane, arvuta selle peal. Tead, ega mina ütlen, et mida sa üldse siin harjutad on? Ei, kui ta ütles, et ta ei taha et tal ei meeldi asju proovida, nagu, et nagu, kui ta ei ole... Et sa ei oska teha. Jah, et siis harjuta banaanil. Ega sa ei pea, ega imemine ei ole ju nagu selles suhtes mingi task, mida sa pead otsast ma lihtsalt ütlen, et see ei ole task, mida see, et kui sa nüüd alustad, et sa pead mingi testi läbides selle nüüd lõpetama. Et selles suhtes, ega sa võid ju ainult korraks lips-lups ja liigud edasi, siis keerad oma selja rahulikult. Ja et nagu vaatad, mis tunne on, et ega selles suhtes, et vaevalt, et kui sa seal korraks veits proovid seda suhu panna, et omastega ligi kargad, ega sa ju alaarenenud ei ole selles suhtes. Ei tea, mina tean teda, by the way. Tead? Ja. Me ei tea teda, aga... Selles suhtes ma tean, et ta ei ole alaarenenud, ma olen ikkagi oma silmaga näinud teda. Okay. No ma arvan ka lihtsalt, et seda, et sa võid ju lihtsalt kasvõi nagu siis ja ma ei tea. Proovida ja nagu kasvõi nagu alusta kasvõi banaaniga, nagu. No see tundub nii imelik. No ta on ju elus kindlasti midagi suhu pannud ju. No tundub, et ei ju. No, kuidas ta sööb siis? No üks asi on see, et sa kuradi suppi kuradi ka... Ainult suppi söönt. No ma ei tea ju. Ja no ma lihtsalt ütlen, et... Kui ta ütles, et tabletti neelates juba kuradi käegib, vaata. Ma ei tea, ma mõtlen, et minu lahendus ja võib-olla see on halb lahendus oleks jälle see, mida ma alati kõigile pakkuma, et joo pudel veini ja ütlegi, tead, ma proovin 5 sekundit. Ja siis ei ole midagi, et sa pead midagi väga hea selles olema või lõpuni midagi. Ütledki ära, 5 sekundit on minu proovimisaeg ja siis jätkame harilikul rajal. Nüüd sul on ots lahti tehtud, pun intended. Ja võib-olla teine kord teed 10, võib-olla pakub huvi, võib-olla ei teegi ainult 5 sekundit. Et nagu be free, be young and wild. Selles suhtes, ja kui sa seda proovid ja sa saad aru, et see sulle ei meeldi, sa ei ole ainuke, täiega naisi on, kellele ei meeldi, see osadele ei meeldi, kui neile mees teeb midagi. Paljud naised ei ole nõus seksima isegi. Nii, et täpselt, nii et sa oled juba sammuke ees paljudest inimestest, et proovi ära, kui ei meeldi, siis ei meeldi, ega kõik siin elus ei peagi meeldima, aga lihtsalt proovimata, nagu ma oma lastele ütlen, et kõike tuleb ikkagi proovida, ma räägin küll see toidulauas, mitte sest nendega, aga noh. Aga samas ka seksis võib asju proovida. Jah, ei, muidugi, et proovid ära ja siis tead, kas sulle meeldib. Jah, täpselt, kõike tuleb proovida ja siis tead, et kas meeldib või meeldib. Just. Tšau, Malju ja Kristina. Minu lugu ulatub aega, mil ma veel olin tudeng ja jagasin korterit mitmete inimestega. Minu kutt, üks poiss ja veel üks paar. Nimetame neid Kadriks ja Arnoldiks. Korter oli piisavalt suur, et igaühel oli võimalik omaette olla, aga kahjuks seinad ei olnud väga paksud. Ma sain hästi läbi selle Kadriga. Tegime vahepealt ringse, mängisime lauamänge.
Mingi hetk hakkas aga nende suhe veider tunduma. Arnold käis pidevalt pidudel, aga tüdrukut ei võetud kunagi kaasa ja pidevalt Kadri läks nädalavahetuseks vanemate poole. Mingis hetkes hakkas ka Arnold peolt koju tulles kaasa võtma erinevaid inimesi ja vahepeal need inimesed polnud lihtsalt sõbrad, vaid peolt leitud tüdrukud. Ja no need magamistubade seinad ei olnud ka paksud, ehk siis kõik oli kuulda. Ma nagu vihjasin elukaaslase ka, et kas see sinu arust okei. Ja ta ütles selle peale, et see pole meie asi ja meie ei pea oma nina sinna toppima. No davai siis. Aga järjest enam tundus mulle, et Kadri ise kahlustab ka midagi. Sest iga kord, kui ta maalt linna tuli, vahetas ta ära voodipesu. Ka isegi siis, kui ta oli seda juba enne minekut teinud. Ma ei julgenud ise ka temaga alguses teemat teha, aga mingist hetkest hakkas ta minult ääri-veeri asju uurima ja palus mul nii-öelda teada anda, kui meil midagi korteris toimub. Ma siis ühe korra andsin talle teada, et kuule, meil on mingi seltskond siin on tüdrukud ka, mille peale ta palus, et ma teeksin talle pilti. Oh boy, see öö või hommik jääb vist meelde elu lõpuni. Öö otsa oli rautatud teises toas, hommik hakkas koitma, kui järsku kuulsin jooksmist ja sahmimist. Nimelt osa peoseltskonnast oli jäänud elutuppa magama, aga keegi märkas, et Kadri on sisenemas kortermajja, mille peale üks kuttidest ütles teisele, et mine Arnoldi tuppa ja hüppa nende vahele. Kadri astus korterisse, lendas sinna tuppa, see tšikk, kes seal voodis lebas, tõmmati juuksed pidi sealt välja ja mees sai kõrvakiilu. Tšikk pani poolpaljalt jehat ja tüli kestis mõnda aega. Aga loo püant on see, et Arnold suutis ikka ennast sellest välja vingerdada. Öeldes, et ta hommikul vajus siia nende juurde magama, need magasid seal enne ja teate mis? Kadri jäi teda uskuma. Nagu what? Ta isegi ei uskunud mind, kui ma ütlesin, mis teema seal oli. Meil läksid kõik asjad seal käärima ja kolisime minema. Pole sellest ajast saadik suhelnud. PS, ma usun, et ta sisimas ikkagi teadis. Aga seda ma tean ka, et nad olid veel mõnda aega koos enne, kui lahku läksid. Mida teie oleksite teinud? Girls girl olema või lihtsalt silmad kõrvad kinni pannud? Teate, et ma oleks kõigil hambad sisse tagunud. Ei no sõltub, kas nagu, no ma elan koos, aga nagu, et nagu kas see inimene nagu Kadri on minu jaoks nagu päriselt sõbranna. Kui ta on lihtsalt korterikaaslane, sest nad kolisid lihtsalt tudengitena kokku. Kui ta on lihtsalt korterikaaslane, tead, ise tegeled. No aga kui ta on juba öelnud, et hoia silmad lahti ja palun anna teada ja siis kui sa annad teada, siis ta ei kuula, siis ma olengi mingi not my circus, not my monkeys ja tšau. Et nagu kui ma üritan sind aidata ja sa ise ei kuula, no mis ma siis ikka aitan nagu, no vahet ei ole, kas see Arno tuleb 5 või 10 inimesega ja kas ta nussib või nussi, sa nagu nii ei kuula mind ja sa vahetad need linad ära, nagu sa juba vahetad. Noh. Nii on. Nii, köögijutud. Tere. Fännan täiega, mis teete. Kui peate mu lugu ette lugemise vääriliseks, siis palun podcastis. See on mu esimene kirjakene teile ja siis vast ei lähe aia taha. Sa ütle mulle, kus ma olen kodus. Sina ei tule ütlema, kuhu. Ma tahan seda kirja lugeda kodus. Ma olen kodus. Või ma loen Alexelas. Nonii, loeme podcastis. 10-15 aastat tagasi elasin Londonis ning töötasin lühikest aega ühes söögikohas, kus oli Prantsusmaalt pärit peakokk. Miks te peate nii raskeid sõnu kirjutama? Ekstreemne või? Ekstrentriline? Sorry, ma olen põhiharidusega, laske elada. Mina ei tea ühtegi sõna. Ekstrentriline ja neurootiline keskealine mees. Selles köögis oli väga suur kaadrivoolavus, mis on ilmselge märk, et midagi on paigast ära. Algul sain peakokaga hästi läbi ja kõigi teiste kolleegidega muidugi ka. Peakokk oli juba pikalt ebameeldivalt kohelnud üht põhilist kokka, poolest pärit sous-chefi, nii-öelda peakoka parem käsi. Nii et tüüp otsiski endale uue töökoha ja tõmbas naaksu. Kuulsime ettekandjatelt lugusi, kuidas peakokk on varem ühele oma kolleegile kätega kaalal läinud ja nii edasi. Muidugi ei salinud teda ka ettekandjad, sest tüüp suhtus neisse väga üleolevalt ja ebaviisakalt. Samas vahel jälle ülisõbralikult ja pugejalikult, väga ettearvamatu. Mul oli juba mõnda aega enne sinna tööle asumist ostetud edasi-tagasi piletid, et ma ema sünnipäeva paiku ja nädalaks Eestisse saaksin tulla. Kui peale seda tööle naasesin, avastasin, et mu tööalatsed on kadunud. Ta oli vahepeal need ära visanud, sest keegi ju neid ei kasuta. Kui ütlesin, et on minu omad uued ja tööl kasutamiseks, siis lalises midagi sisutühja vastu. See oli kõige täpsem väljend selle prantsuskeelse aktsendiga ingliskeelse rääkimise ma ei oska, ma viitsid alustada, see on liiga keeruliselt kirjutatud. Kui lalises midagi sisutühja vastu, kui maad võtsid tema joomatuurid, siis suri pohmakaga tööl. Varjus justkui inventuuri tegema. Ise ilmselt magas kontoris. Kui tellimus tuli ja talle seda ütlema läksin,
Õnneks oli rahulik õhtu ja vähe külastajaid, siis kööki jõudes kukkus sõimama, et miks teda segasin. Tuletasin meelde, et tellimus tuli. Ilmselt olid need paar vahepealset minutit sisaldanud taaskord mälukaotust. Mingi aeg siis see vindumine veel kestis, siis tuli teada, et pean töölt lahkuma. See oli piisavalt ebameeldiv keskkond, et seal mitte tahta olla. Kui minu töö oli alati hästi tehtud, kuulsin ettekandjatelt, kuidas peakokk oli käinud manageri juures minu peale kaebamas. Mitmeid enda apsakaid minu kaela jäänud, mingeid tühiseid asju üles paisutanud, manager tuli ka minuga vestlema. Rääkisime avameelselt, juhtisin tähelepanu sellele, et ta on ju ise ka märganud, et kui suur on köögis kaadri voolavus ja et teab isegi, mis selle põhjus on ja nii edasi, nii edasi. Olin siis selle lahkumisega päril. Viimasel päeval tuli peakokk veel minu juurde midagi lalisema, et ega ma tema peale pahane ei ole või muu seesugust, aga ta ei arvestanud, et ida-euroopalik otsekohelisus pole midagi angaalide teiseldud viisakus, ma lähen nii kättast selle kirja peale. Ütlesin talle otse, et on väga ebaõiglane. Midagi ta veel lalises ja läkski ära. Köögi sulgemiseni oli mõned tunnid. Olin tol perioodil seriaali Meeletel koduperenaised suur fänn. Midagi rutiinset tööd tehes mõtlesin endamisi, et naised poleks seal ebaõiglases olukorras seda asja nii jätnud. See oli minu girl power energiat toiteallikas. Jätnud ka mina, et tööpäev läbi ja hakati kööki koristama. Käisin käppelt kõrval poes ja ostsin pudeli dušikeeli. Peakokk oli kilekotiga oma puhtad riided jätnud kõrvalruumi. Viskasin ta laenud suurte külmkappide taha, lapsik ma tean, ja kallasin pudeli dušikeeli ta riietele. Kui köök koristatud, tegime kolleegidega paarisel mõned napsud ja rääkisin neile, mida teinud olin. Naerisime kõhud kõveras, keegi oli hea meel, et keegi selle jobule koha kätte näitab. Läksin õhtul rahumeeli magama, telefon hääletu peal, hommikul avastasin mitu hääl sõnumit, kus peakokk lallises oma riiete teemal. Ja et kui olen toiduasjadele midagi teinud, siis tuleb neil politseisse pöörduda. Üks sõnum oli ka managerilt, kes ilmselt oli pidanud selle sitventilaatoris olukorraga hommikotsa tegelema. Ta püüdis jääda tõsiseks, aga tegelikult oli tal hea meel selle üle, et ning itsitamist oli jutu vahel kuulda. Käisin mõne aja möödudes sealt ka veel läbi ja kuulsin ettekandjatelt, et see peakokk oli minema kupatatud. Juhtkonna silmad avanesid aega mööda. Hiljem oma sõpradele seda kogu rääkides oli nii mõnigi murelik, et kui nii palju dušikeeli riietel on, siis ta ei saa ju masinas pesta. Tõesti, kas see oli siis jutu murekoht? Vot see nagu siis mulle väga meeldib julgustada naisi ebaõigluse. Ma ei tea, mul läks nii kätte selle kirja peale, täiesti mõttetu. Sa kirjutasid pika kirja, kuidas kokk oli dušikeelide riietele. Nagu actual fuck, nagu sorry, nagu kõige I'm so sorry. Ma alati armastan ja hindan, et te võtate aeg, et meile kirjutada. Aga see oli nagu võib-olla see, et see oli natuke nagu, see oli nii raske kirjutada ka või nagu segaselt vaata, et nagu ma pidin ise, samal kui ma vaatan, mul jookseb aju errorisse, kui sa kirjutad laused segases järjekorras või sõnad ja siis ma üritan seda nagu kokku panna, et see oleks nagu loetav. Ja siis see oli täiesti mõttetut ka, et seal on mingi pöönti, et sa panid dušikeeli. Oh, wow, so fucking crazy. You're a crazy girl. Nagu sorry, aga see on restorani töö. Nagu ma ei ütle, et see on õiglane, aga kokad ongi saikarid. Ma just tahtsin öelda, et ma olen alati kuulnud, et restorani kokad, nagu they are crazy, sest et neil on nii palju tööd ja nad on mingi... Haki ise sibulab päeva läbi, muidu flippab ära. Pluss nad ongi kõik joodikud ja niimoodi. Ja mäletan, see klassis, kui ma töötasin, meil see peakokk, no teine klassis, see kogu aeg fat shame'is mind. Näiteks tegi toidu, vaata. Ta oli nii vastik, kui ma mõtlen, et ta oli nii aga ta oli selline, et tegi nagu vaata staff food on ju, tegi staff foodi ja siis näiteks ma läksin töömast ja sa ka sööma lõpuks. Sul kõht või jah. Ta oli nagu nii smooth ja siis ta oli mingi, vahepeal nad ei viitsi staff food teha, näiteks, et pidid burgerid ära tegemast, et teid tellitud liiga palju. Ta on Kristi nädal on su lemmikpäev, burgereid sa. Ta oli nagu nii shitty. Sa oleks pidanud talle panema dušikeeli puhastele riietele, Kristina, mõtle. Kilekott. Nagu reaalselt. Ei nagu reaalselt. Või ta maja põlema pannud. Ei literile, aga ta oli nagu nii et vahet ei ole, aga nagu ta oligi vitu pea, kokad ongi mitte kõik, aga nagu nad oli mingi närviaga ka, nagu et see oleks pidanud nägema kätt väris, lööd vale toidu, lähed kööki, saad aru. Saad mingi, või siis nagu näiteks ütleb, et klekk küsis nagu mediumi, või näiteks well done'i, aga panid mediumi ja siis lähed lauda, siis ma tahtsin well done'i, siis lähed sinna. Siis ma mingi, issand, see klient on nii too. Või julgesin öelda, et see oli minu pask, sest mina saan minu peale röögivad, vaata. Et selles mõttes, et kokad ongi saikarid ja nagu nagu see ei ole õiglane, aga nagu tead, ja siis nagu see kiri oli nii mõttetult pikk
ja mõttetult nagu mõttetu. I'm sorry, aga see oli mõttetult, ma tahan sul auhinda kanda. Ma lihtsalt tahan sul auhinda kanda, siis sa raiskasid mu aega. Sa saad auhinna, sa raiskasid küll meie aega, aga sa saad auhinna, aga ma lihtsalt tahtsin öelda, et ma avastasin enda üllatuseks, et üks Eesti podcast, ma ei tea, miks nad seda jagavad või mis selle point oli, kas nad otsisid siis assistent. Ühesõnaga, et nad otsisid assistenti, kes siis iga kord enne, kui kirja lugemiseks läheb, et keegi vaatab selle läbi ja kirjutab selle nagu kokkuvõtteks. Nagu jah, et kas kokkuvõtteks, aga ka nagu arusaadavaks. Et nagu, ja ma mõtlen, et see podcast ei ole üldse nagu nii laialt levinud kui meie oma, ehk siis ma mõtlen, et sinna nüüd nii massiliselt ei saa kirju tulla. Ja siis mõtlen, et issand jumal, mida see meie vaene kuradi assistent peaks tegema, kui sa nagu, vaata siin tekikski nagu umbes see, et kus sa tead, mis osa ma siit kirjast tahan ette lugeda. Ja vaatavad, vahepeal on kõige randomim kiri, on kõige naljakam ka. Et kõige randomimast kohast me hakkame kinni, on ju. Et tegelikult, kui on ikka väga lappes kirjutatud kirjad, see, ta oli nagu natukene segane. Vaata, et ta on ikkagi see läbi, mingi ussimuni lipsanud läbi, sest et me ikkagi, kui see võib nagu... Aga see ei ole kõige hullem, kui te teaksite, mis me siia veel saanud, nagu see oli veel see, et okei, kohati oli segane. Sest et see ei ole pointi nagu vaata. Jah, aga mõni on selline, et sa ei saagi aru, oleks nagu mingi otse tõlkest kuradi saksa keelest tulnud on. Ja pointi ka pole. Pointi ka ei ole, vaata. Mõned on väga point. Nagu vahepeal saime mingi kirja, et räägige podcast'ist, see on kõrvad külalibu meil siin. Pani pildid ka. Ja te võite nime öelda, Te võite pilti ka näidata. Ta magas selle teise kolmandaga. Like we give a shit. Nagu literally, I have more problems. Me ei ole nagu mingi viha, me ei ole nagu see, et mingi kättemaksu podcast ka. Kättemaksukontor. Kättemaksukontor, jah, et nagu, et ikkagi nagu me ikkagi filtreerime neid, aga nii äge, et ikkagi usaldate meid oma kirju ja nagu ärge nüüd see, et ma vahepeal flippan siin ja nüüd ei kirjuta. Kristina lihtsalt oli bitter, sest ta läks nii mitu korda sassi ja siis vaata kõik mõnitavad teda kogu aeg ja nüüd see vaene kirjaautor see kogu raevu enda väärdes kirja oskamatu. Mõtet oli kõik. Ei nagu midagi, rohkem see kiri edasi läks, õnneks kuna see on meil siin, kuna me väga siin pikalt ei saa enam edasi olla, ma pean su ära viima ja ma pean jõudma edasi, siis see oli meie viimane kiri ja siis lõpetame positiivse noodiga, et siis lihtsalt kuidagi mõtlesin, et muidu ma läksin, ma lõikan välja selle, sest ma olin juba nii vihane selle kirja peale poole pealt. Tead, pole hullu. Jätame sisse vedas praegu. Jätame sisse ja see inimene nüüd teab, et teinekord, kui tahab meile kirjutada, mõtle mingi point välja. Üldse kõik inimesed tegelikult. Juhtub, et point on. Ja, et tihti peale on näiteks point, aga see tuleb, alustad mingi kuradi oma sünnipäevast, millega sa sündisid, et nagu get to the point, vaata. Mis see point on ja vaata, need on ka head, et mulle meid, kui te nõu küsite või et see on ka chill, et me saamegi anda oma suurepärast nõuda. Oma imelist nõu, mis meil on väga kõrgkvaliteetne. Jah. Aga mis siin ikka, ärge hinge võtke suhu, kes tahab võtke, kes ei taha, see võta. Jah, me peame nüüd lippama, sest et mul on täna trenn. Ja mul on küüned, nagu see on horrid. Ühesõnaga, oli tore, näeme järgmine nädal ja bye.